Nii, siis püüan teha kiirkoolituse Google'i otsingust ja lasteaedadest ehk püüan lahti rääkida spetsiifiliselt siis, mis võimalused on Google'iga leida rohkem neid lapsevanemaid, kes plaanivad oma lapsi panna mingi spetsiifilises piirkonnas kusagil lasteaedadesse ja see kiirkoolitus on mõeldud siis lasteaedade juhatajale peamiselt, kes siis võib-olla tahavad rohkem leida lapsi oma lasteaeda, sest meil täna arendatakse päris palju, tekib uusi lasteaedasid juurde, inimesed kolivad linnadest välja ja ühel tekib vajadus see, et me peaksime hakkama mingit moodi ennast turundama ja püüangi lahti rääkida siis, mis võimalused on Google'is seda teha tasuliste reklaamidega. Ja miks Google? Sellepärast, et vajadus ja kliendirännak üldiselt algab pihta otsingust, inimesed hakkavad otsima, mis lapseaed üldse piirkonnas on, siis sest otsingut on võimalik sihtida just Google'i reklaamidega ja siin on võimalik siis jalg ukse vahele saada ja eesmärk oleks saada siis kätte niisuguste tasuliste Google'i reklaamide kampaaniate puhul see, et saaks kätte kontaktid ehk teha siis mingi pakkumine neile ja meelitada need lapsevanemad siis last oma lasteaeda tooma jätta. Ja ma teeks ka kiire ülevaate, kuidas üldse mida Eestis otsitakse ja esimese asjana, mida otsitakse kõige enam, on lasteaiakohad ehk siis 260 otsingut. Siis samamoodi inimesed otsivad vabasid lasteaiakohtasid, 140 otsingut kuus, aga näiteks lasteaiakoha tasu jällegi 260 otsingut kuus ja nii edasi. Ja mida ma panen ka tähele, hetkel keegi ka ostab neid märksõnasid tänasest on tegemist eralasteaedadega, just Tallinnas, sellepärast, et väikekohtades need lasteaedased on niivõrd vähe, neil ei olegi mõtet konkureerida, kõik tulevad Google'is väga hästi otsingus juba välja. Pigem need suurtes piirkondades, kus on palju konkurentsi ja püütakse ikkagi ennast turundada. Ja need otsingumahud on hetkel siis jaanuar 2024 seisuga, need on viimase 12 kuu keskmised otsingumahud ja need tegemist on üle-eestiliste otsingutega. Otsing jaguneb ka geootsinguks ehk inimesed otsivad ja alustavad otsimist, kui nad üldse lasteaedades ei tea, mis piirkonnas on ja kuhu last üldse viia, siis hakkavad otsima ka tegelikkuses geootsinguga ehk Tallinna lasteaiad, Tartu lasteaiad, Pärnu lasteaiad ja nii edasi. Tallinna lasteaias otsitakse näiteks 880 korda kuus, ma näen ka siin, et neid märksõnasid ostetakse ja mida väiksemaks läheb see piirkond, seda vähemaks seda otsingut loogiliselt on ehk mida väiksem on linn tegelikkuses, siin Haapsalu lasteaed on 70 otsingut kuus, Võrus on 70 otsingut ja nii edasi ja see läheb kuni selleni välja, et suurtemate piirkondade puhul inimesed otsivad ka linnaosasid, siin on näiteks Lasnamäe lasteaiad 70 otsingut juba kuus, Mustamäel lasteaiad Harku vallas ja nii edasi, ehk Tartu puhul kindlasti ka on tõenäoliselt olemas otsingud, mis on seotud satelliitvaldadega ehk siis Tartu valla lasteaiad, Ülenurme lasteaiad ja nii edasi. Ja jällegi keegi tõenäoliselt eralasteaedadest ostab neid märksõnasid, et kätte saada seda otsingut. Lisaks sellele inimesed otsivad siis spetsiifiliselt veel lasteaiakoha tasusid ehk 200 otsingut on kuus näiteks. Lisaks niisugused vähem, kus on otsingut, on laps lasteaia järjekorda, laps lasteaeda ja nii edasi. Ehk need otsingud on võimalik välja võtta, ehk kui te plaanite kampaaniaid püsti panna, siis on need olemas Google'is niisugune tasuta tööriist nagu Google Keyword Tool ja sul on võimalik siis välja võtta väga spetsiifiliselt oma piirkonna otsingud ja läbi mõelda siis, mida need lapsevanemad võiksid veel otsida kogu selles kliendirännakuses customer journey's, et mida me võiksime sihtida. Samas pean ka markima seda kohe, et kui need otsinguid on väga vähe, siin alla 30 ja need väga spetsiifilised otsingud juba siis kohati Google lase reklaame käima panna, sest ütlebki, et otsingud on niivõrd vähe, seda tuleb arvestada. Nüüd, mida siis teha selle teadmisega, ehk kui inimene otsib lasteaedasid spetsiifilises piirkonnas, olgu siis Tartu, Tallinna, Haapsalu ja nii edasi, siis sul on võimalik teha reklaamid ja kätte saada see spetsiifiline huvi. Ja Google'is on võimalik üles ehitada reklaamid ja väga spetsiifiliselt siis välja tuua, mis on selle konkreetse lasteaia niisugused tugevad küljed, miks seda võiks sinna tuua ja mis selles reklaami tekstis kindlasti võiks olla. Kohe pealkirjades peaks olema, et vabad lasteaiakohad või siis 18 vaba lasteaiakohta ja mis kindlasti tuleks ära märkida siis pealkirjades, mida mina olen aastaid teinud, on see, et see lasteaed asub Tartus konkreetses linnaosas või siis Tallinnas konkreetses linnaosas ja tooks välja ka kindlasti aadressi ehk näiteks Tartu ja mis iganes aadress või linnaosa see on. Ja see on oluline sellepärast, et sageli inimesed, kes alustavad otsingutega, kes panevad lasteaiakohad, kes trükivad Google'isse lasteaiakohad, siis nad tegelikult ei ütle, mida nad täpselt mõtlevad, kus piirkonnas see täpselt olema peab
aga nad tahaksid täpselt seda teada, sellepärast kui nad elavad väljaspool linna, siis nad tegelikult hakkavad kohe mõtlema mingi spetsiifilise piirkonna suunas, sest nad peavad planeerima oma transpordi ja nii edasi, kuidas nad tööle lähevad ja kus nad lapse viivad. Nii et ehk reklaamitekstide puhul, kui seda üles üldse ehitama hakata, siis tuleks tegelikkuses niisugused väiksed asjad siia reklaamidesse juurde panna, et võimalikult lükata eemale neid inimesi, kes otsivad mingi teises spetsiifilises piirkonnas. Ja kui nüüd reklaam on üles ehitatud, et siis mis edasi saab, et mismoodi me selle kontakti kätte saame, see eeldab siis õigete maandumislehtede üles ehitamist, ehk ma klopsisin kokku siin kiirelt ühe maandumise näidise. Ehk kui te lubate, et teil on vabad lasteaiakohad Tartus, siis tuleks need maandada spetsiifilisel maandumislehele, mis siis konkreetselt räägibki, mille pealkirjaks ongi vabad lasteaiakohad Tartus, lasteaias X, linnas Y. Meil on hetkel 10 vaba lasteaiakohta. Miks meie, ehk siis välja tuua parimad punktid, meie lasteaiakoha tasu igakuiselt on see ja see ja täida ära oma vorme, ehk siis nimi, telefon, email või siis helista või siis saada konkreetselt siis email spetsiifilisele emaili aadressile ja edasi. Ja ma tõin selle maandumislehe välja sellepärast, et kui juba käima panna kampaaniaid, vahet ei ole, on siis Facebook või ta on Google, siis päeva lõpuks tahad sa mõõtma hakata, kust kohast ja mis meediakanalist need kontaktid sisse tulevad. Me jõuame sellise koha juurde nagu, et mida mõõta. Läbi Google'i analüütika on võimalik ära seadistada need eesmärgid, ehk siis sama vormi täitmine, telefonikõne, emaili saatmine, kõik, mis on teostatavad täna toimingud mobiiltelefoni ekraani pealt või suure ekraani pealt, neid on võimalik mõõta. Seda tehakse siis Google Tag Manageri, ehk siis sul peab olema tegelikult üks Gmaili konto ja selles Google'i teenuste paketis on võimalik siis need eesmärgid ja goal'id ära seadistada, ehk sul on vaja siis ära seadistada need eesmärgid läbi Google Tag Manageri, kogu see info jookseb edasi siis Google Analyticasse ja sealt edasi siis Google'i tasuste reklaamikampaaniatesse, Google'i Adsi on ju, ja sa tahadki teada päeva lõpuks, et mitu päringut, emaili ja telefonikõnet sisse tuleb iga kuu, mis online meediakanal see oli, võib-olla oli see Facebooki kampaania hoopis ja mis on iga meediakanali kaupa kontakti omandamiskulu, ehk kogu sellise online meedia turunduse puhul tahad sa ikkagi teada saada, kust me sisse tuleb ja kui palju me sellest spetsiifilise kontakti eest maksame. Nüüd rääkides natuke tehnilise poole pealt, kui kampaaniat üles ehitada, siis kui ma rääkisin siin natuke geootsingust, siis oletame, see lasteaed asub Tartus, siis kõik need otsingud, mis on seotud geootsinguga, on ta siis Tallinna lasteaed, Tartu lasteaed ja nii edasi, neid on võimalik osta üle Eesti, mis tähendab seda, et inimene, olles siis näiteks Põlvamaal, võib-olla kes tahab kolida Tartusse, hakkab otsima Tartu lasteaedasid, siis neid otsingud on võimalik näidata üle Eesti, sest me teame väga spetsiifiliselt, inimesed otsivad lasteaiakohtasid Tartus, lasteaed Tartus ja nii edasi. Me teame, me võime neid osta sisuliselt ikkagi suhteliselt riskivabalt. Nüüd lühikene otsing, kui me räägime siin lasteaiakohad, inimesed, kes toksivad Google'is siis lasteaiakohad, lapslasteaeda, lasteaia kohatasu, aga ei pane piirkonda, siis me tegelikkuses ei tea, mis piirkonnas, isegi maakonna tasemel, kus nad täpselt otsivad. Otsivad nad seda linnas, otsivad nad seda kusagil väiksemas asulas, otsivad nad seda kusagil satelliitasulates ehk siis võib-olla lähivaldades. Ja seetõttu esimese niisuguse riski maandamiseks, et raha mitte rumalalt põletada, tuleks panna lukku see konkreetne maakond või siis linna ümber mingi raadius, ehk me eeldame, et inimene, kes selles piirkonnas on ja selle otsingu teeb, siis me eeldame, et ta ikka otsib vähemalt selles laiemas mõttes selles piirkonnas seda kohta. Ja üldiselt, kui need kampaaniad üles ehitatakse, siis kui inimene otsib lasteaiakoha tasusid ja võib ka ta mõnikord otsida spetsiifilises võib-olla lähivallas, siis kõik muud geootsingud, kui ta teeb spetsiifiliselt Tartu piirkonnas, aga ta otsib ka Tallinna suunas, seda tuleb panna siis negatiivseks, aga see on juba niisugune tehniline ülesehitamine ja sellest ma rohkem pikemalt ei räägi. Ja kui me räägime jällegi lühikest otsingust, siis miks ma need reklaamid ka niimoodi üles ehitasin ja näitasin, siis just võimalikult teemale lükata neid inimesi, kes tahavad võib-olla otsida lasteaeda kusagil lähivallas, ehk sa ei taha, et inimesed nad läbi klikkaksid nende reklaamide peale ja just välja tuuagi see, et lasteaed on spetsiifilises linnas, spetsiifilises linnaosas ja tuua välja ka aadress, et võimalikult vähe raha põletada. Ja selline minu väike kokkuvõte, mis võiks olla eelarve tavaliselt, kui ma vaatan täna lasteotsinguid, siis konkurentsi väga ei ole, siis ma eeldan, et üldiselt üle Eesti võiks see kliki hind olla minimaalne tänaseks, mis on siis 0,05 eurosenti. Tallinna otsingute puhul ma näen, et see otsing on kallim, kuna seal on konkurentsi ja vaadates seda otsingu mahte, siis see eelarve võiks seal kunagi olla ligikaudu maksimaalselt 100 eurot kuus, nii et kui te üles ehitama hakkate
ja püüate siis oma kampaaniaid üles ehitada ja tahate teada, kui palju teil raha võiks igakuiselt kuluda, nii et selline minu kokkuvõte. Kui sul on küsimusi, siis tule küsi ja ma püüan küsimustele aidata, nii et aitäh!